Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas Scratchis mängida noote. Selleks on mul selline näite võetud, kus on siis mutionu peonoodi joonestik ja samal ajal olen ka avanud Scratchi, kus siis on mul kass, kes hakkab neid nootasid mängima. Kõigepealt tuleks tähele panna 3 asja. Esiteks on siin kirjas tempo, millise kiirusega seda lugu mängida. Teiseks on näha, et see on 4/4 ehk ühes taktis on siis 4 lööki ja kolmandaks on siin märgitud kordamise märk, et see osa siin nende täppide vahel kuulub kordamisele. Aga ega siis midagi muud. Proovime, kas saame selle mutionu peo siis siin ka esitada. Selleks kõigepealt võtame sündmuste alt ploki, kui klõpsatakse rohelist lippu ja siis vaatame heli alt, võtame kõigepealt ühe instrumendi. Võtta instrumendiks üks peaks olemagi siis klaver, siin on nüüd teisi veel, aga üks peaks olema klaver. Ja esimese asjana siis võtame tempoks selle 100. Et otsime siit sellise klotsi nagu võta tempoks, 60 lööki minutis, paneme siia siis 100. Ja nüüd saamegi siis hakata lisama siia neid noote. Esimene noot on siis sellisel kõrgusel, see on siis G-noot ja spikrist näeme, et see on siis 67. Võtame siin mängi nooti, 67, klaveril asuta siin ja kui pikk see on, siis spikrilt näeme, et sellise nooti pikkus on 1 takt. Tegelikult on see küll 1 löök, aga Scratchis on millegipärast tõlgitud natukene valesti. Nii, võtame siis järgmise selle. Need on siis pool lööki, aga selle kõrgus on siis, vaatame spikrist, E ehk 64. Ja see on siis pool takti. See on ka pool takti. Ma panen see parem klõps paljunda ja see on meil siis G67. Võtan siit siis järgmise. See on meil 72. Ja pikkus on 1. Ning järgmine panen parem klõps paljunda. On meil siis 67 ja pikkuseks 1. Proovime, kuidas töötab. Vajutan seda rohelist lippu. No nii, see on olemas. Paneme ka selle teise takti. On näha, et siin on kõik siis pikkusega 1 löök. Panen need siia järjest 4 tükki. Ja esimene on siis 64. Teine on 62. Kolmas on 64. Ja viimane on 60. Kuulame. Päris hea. Ongi meil see osa olemas ja kuna siin on siis see korduse märk, paneme selle siis kõik kordusesse. Otsime juhtimise alt, korda. Panen selle siis siia niimoodi. Ja mitte 10 korda, aga 2 korda. Ja kuulame. Nii, loo algus on olemas. Nüüd teie ülesandeks on siis seda ülejäänud lugu ja kui on võimalus, siis proovige ka teisi instrumente, proovige siin kiirust muuta ja proovige ka teisi lugusid. Aitäh vaatamast ja edu katsetamisel!